Nii, järgmisena on teil siis ülesanne, kus teie peate lihtsalt lihtsustama. Ja kui teil on mingisugune väga pädev kalkulaator, kus te saate kõik selle joru sisse panna, siis see on kasulik selles mõttes, et te saate pärast ennast kontrollida, kas te saate õige vastuse või mitte. Aga kui teie peate sellist ülesannet lahendama kuskil minu töös või eksamis, siis lihtsalt kui te mingisuguse vastuse siia kirjutate, sellest pole nagu tolku. Teil on neid vahepealseid samme ka vaja. Siis mina ja teised näeksid, kuidas teie oma moodustused tegite. Aga hakkame pihta. See jama siin, ehk siis mis iganes värk meil on astmes 0, tema on meil alati 1. No ja loomulikult 1 korda 32 on meil lihtsalt 32. Et see algus on kenasti meil tehtud. Vaatame edasi. Meil on mingisugune -3 korda midagi. No paneme kirja. Meil on -3 korda, mis iganes. Nagu me mäletame eelmisest ülesandest, siis 27 ja 3 on kuidagi seotud. Et need ülesanded tihtipeale ongi üles ehitatud niimoodi, et te peate nagu selliseid seoseid märkama. 27 on loomulikult 3 astmes 3. Ma kirjutan siia ka 3 astmes 3. Kuna te näete, et meil on siin mingi 0,027, siis see tähendab seda, ma kirjutan selle ka kuhugi see üles. 0,027 on sama, mis on ju 27 jagatud 1000-ga. Ja kuna 27 on meil sama, mis 3 astmes 3, siis meie võime kenasti kirjutada, et see on ju 3 astmes 3 jagatud 1000-ga. Ja loomulikult selles astmes, mis ta meil siin on. Nii et teeme seda. Ehk siis meil selle moodustise asemel siin on 3 astmes 3 jagatud 1000-ga. Ja see jama siin on astmes -1/3. -1/3. Ja kui me juba siin oleme, me võime teda tegelikult natukene kenamaks veel teha. Ehk siis vaatame edasi. Et enne kui me nagu kuhugi siia jõuame, vaatame, mis meil siin toimub. Kuna meil on tegemist mingisuguse negatiivse astmega, -1/3, see tähendab seda, et selle moodustise, ehk siis selle astme aluse, meie peame keerama teistpidi, võtma pöördarvu. Mis tähendab seda, et meie saame siit selle miinuse ära võtta ja lihtsalt keerame need 2 asja teistpidi, 1000 läheb ülesse ja kus meil see oli, 1000 läheb ülesse ja 3 astmes 3 läheb kenasti alla. Seda see negatiivne aste tähendabki. Nii. Me saame seda veel ilusamaks teha. Ma kirjutan siia ühe valemi, mida meie kasutame suht tihti. See on selline valem, et kui meil on mingisugune alus mingisuguses murruastmes, ütleme n-indiku, siis meil on võimalik see kirjutada ümber astmena. Mis astmena? Juurena tähendab. Ehk siis meie alus A jääb ikka aluseks. Nii. Aga nüüd kumb tuleb kuhu, Kui te mõtlete niimoodi, et ütleme, see on mul see M ehk siis murru lugeja ja see sõrm on mul N ehk murru nimetaja, siis põhimõtteliselt me muudame ta juureks niimoodi, et me keerame ta lihtsalt pikali. Ehk siis see M tuleb siia astmeks ja N tuleb siia juure kohale. Aga kasutame seda sama valemit selle moodustise peal. See tähendab seda, et kui meil on 1000 astmes 1/3, see tähendab seda, et see 1 jääb astmeks, 3 tuleb juureks, Ma võin nüüd selle siit ka ära võtta.
nii palju ei taha ka kustutada. See tähendab seda, et meile tuleb on ju 1000 kuupjuure all. Nii. Ja sellega täpselt samamoodi 3/3 kuupjuure all. Nii. Kui teie märkate, mäletate, palju 1000 kuupjuur on, siis on väga hea. Kui ei mäletate, võite panna kenasti kalkulaatorisse, näete, et kuupjuur 1000 on 10. Ehk siis, võime kirjutada, et see on meil 10. Ja loomulikult, nagu te mäletate eelmisest ülesandest või üleüldse matemaatikast, siis kuupjuure ja kuubi võime kenasti ära taandada, mis tähendab, et meile jääb siia alla lihtsalt 3. Nii. Ja kuna meil see asi siin on korrutamine, siis loomulikult selle 3 ja selle 3 võime meie ka ära taandada, mis tähendab, et meile jääb lihtsalt 10. 32 miinus 10. Et see asi, mis mul siin rohelise kasti sees on see asi. Nii. Ma võtan need kastid ära ja vaatame edasi. Seda osa siin on ju. Kuna teil on siin hästi palju miinuseid, siis ma soovitan jällegi võtta nagu sammult seda kogu asja. Kuna teil on mingisugune negatiivne arv, mis on mingis astmes, siis esimese asjana peate mõtlema, kas see miinus jääb alles või ei jää. Kuna teil on mingisugune negatiivne arv paaritus astmes, siis loomulikult see miinus siin sees jääb alles. Mis tähendab seda, et kuna see jääb miinusega ja selle ees on veel miinus, siis see asi tuleb siin pluss. Nii, kuna me nüüd selle märgi oleme ära otsustanud, et tuleb pluss, vaatame jällegi, mida see miinus siin teeb. Nagu me eelmises näites just rääkisime, siis negatiivne aste võtab meie aluse pöördarvu. 1/4 pöördarv on 4. Nii, ehk siis tuleb lihtsalt 4/3. Kuna see miinus lihtsalt võtab pöördarvu, sellepärast see miinus kaob ära. No, vaatame edasi, mis meil siin juhtub. Siin on meil mingisugune kole asi. Ja kui te näete kuskil segaarve, nagu siin on, ma soovitan, et segaarvud teha liigmurdudeks, sest siis te saate kasutada igasuguseid põnevaid valemeid, saate korrutada, jagada, vaatame edasi. 3 astmes miinus 1/3 on siis sama, mis on ju pluss 3 astmes miinus 4/3 on ju. Miinus 4/3. Et me tegime selle selliseks. No liigmurruks. Las see miinus siin praegu olla. Ärme teda ümber keera ja miks me nii teeme, on sellepärast, et jällegi teie pidite märkama, et siin on 9. Ja 9 on jällegi selle 3-ga kuidagi seotud. Ja miks me tahame neid seosed leida, on sellepärast, et näete, siin on korrutamine. Ja siis, kui meil on mingisugune korrutamine, mille alused on samad, siis meie võime kasutada ühte teistsugust valemit. On ju A-astmes M korda A-astmes N on siis sama, mis A-astmes M. Oi, teeme selle uuesti. M pluss N on ju. Sellepärast meid väga huvitab see, et siin oleks ka 3. Ja seda asja siin teil on võimalik mitmel moel lähendada. Mina praegu teen mõlemad nii-öelda mingisuguseks selliseks elukaks. Teil on võimalik teha ka vastupidi. Et teil on võimalik see teha nagu mingisuguseks juureks ja siis kenasti nagu lihtsustada. Aga mina pigem teen nad murdudeks. Nii. Ehk siis vaatame edasi. Meil on siis korda on ju kuupjuur 9 astmes 5. Aga, nagu ma just ütlesin, 9 on ju 3 astmes 2.
Ehk siis meie võime selle 9 asemele kirjutada väga kenasti 3 astmes 2. Nii. Ja kuna meie astendame seda 3 astmes 2, astendame 5-ga, siis nagu me teame, et kui me astendame astendajad, siis me korrutame need astmed. Ehk siis 3 astmes 2 astmes 5 on 3 astmes 10. Nii, võime siia alla kenasti kirjutada 3 astmes 10. 3 astmes 10. Nii. Ja nüüd mina rakendan seda valemit siin natukene teistpidi. Et ma ei tee sellist asja juureks, vaid ma teen selle juure mingisuguseks astmeks. Mis tähendab siis seda, et see aste siin tuleb murru lugejaks ja see number siin jääb murru nimetajaks. Mis tähendab, et kuupjuur 3 astmes 10, temast saab meil hoopis selline asi nagu 3 astmes 10 kolmandikku. Ja ma teen siia sellise rohelise kasti ümber, kuna ma arvutan selle rohelise kasti sisu siin eraldi lahti. Et vaatame, mis meil siis siin tuleb. Kuna meie alused on samad, me võime kenasti astmed kokku liita. Meil on siis 3 astmes miinus 4 kolmandikku pluss 10 kolmandikku. No ja mis siis juhtub? Kui me selle kena tehte ära teeme, siis meile jääb ju 3 astmes 6 kolmandikku. 6 jagatud 3-ga on 2, ehk siis meil on 3 astmes 2. Ja nüüd, kuna meil põhimõtteliselt midagi rohkem ei ole, siis me võimegi lihtsalt kirjutada, et 3 astmes 2 on ju 9. Ehk siis selle rohelise kasti sisu on 9. Nii. Võtame selle rohelise kasti ära ja kirjutamegi, et see siin on 9. No, 4 astmes 3, see on 64 vist. Trollime igaks juhuks üle. Jah, 64. Ehk siis tema asemele võime kirjutada hea südamega 64. Nii. Ja 32 nii, miinus 10 pluss 64 pluss 9. Üks asi meil jäi vahelt ära. Miinus 5. Tema ka siia. Miinus 5. Ja annab siis kogu selle tehte vastuseks 90. Ja see siin on väga hea vastus. Mina praegu, kuna mul oli selline digitaalne nii-öelda tahvel, ma sain pidevalt siin pikas reas kraami kustutada. Kui teie teete näiteks vihikus või eksamil või kus iganes, siis te ei saa seda teha. Te peate põhimõtteliselt kogu aeg lihtsalt uuesti kirjutama. Aga nagu mina tegin mingid väiksed osad siin, ma soovitan teil ka teha nagu see osadeks. Kindlasti vaadake, kus on meil korrutamine, sest need osad te peate esmalt ära lahendama, alles siis võite liita ja lahutada. Aga see oli siis teine ülesanne.